sünnipäev parasjagu ja tema oli jälle jahimees ja siis ma ostsin kauplusest ühe veel sihukest. On näha, kui hästi vaadata, liimitud koht. Lepatriinu on vist plast, jah? No, see teeb niisugust pleki häält natukene, jah. Üks ka varese suust läbi käinud loom, mis ma kohe üles leidsin, aga teine ilma peal. Taluperenast mängis ka seesama Kõrbo ja Anna, see väga hea näiteks, aga noh, seal ei olnud see osa juba nii, ei toonud teda nii väga esile. Huvitav jälgida. Suur ei ole siin niisama hooletusest ega koristamata, võtsin mul meelega see skulptuur. No jaa. Kogu see õunapu siia ta varises ja see on see suur õunapu, sa mäletad küll, see on hästi suur. Jaa. Ei tea, jah, see võib olla, neid võib isegi mainida ära, sa ise paned selle juurde teksti, et kui nüüd sooja ilma püsib, siis tuleb siin jah, kui tuleb äkki piraki nulli läheb, siis järskud ära ja lõpetavad korraga selle soojendamise ära. Aga siis, ja minu naine jälle ristis siin ümber, et oleme siis meie temaga. Ära kolisin ja tõin, siis vaatasin, et ma ei raatsin neid ära ka visata. Läbi roostetud. Okei, võtame nüüd padrunikastid ka siis peale. Invaliit on ka jällegi siin meil see õrn materjal, mis oli meil enne juba mõnes kohas näha, siin on sõrmekesed ära läinud, aga siin on päris ilmas, jah. Ikka juhtub, õnnetused käivad ikka. Kippusid ostma, aga naine ütles, et mis sa raiskad nii palju raha nende asjade peale, et nagunii neid juba on ja jälle ja no ma siis tõmbasin tagasi ja lasin naisel poest ära minna ja siis ostsin ta kenasti ära ja temaga ühte värvi. Rauast sisalik. Rauast sisalik, jah. Raudsisalik. Jah. Kärbed jääb ilusti peale praegu. Aga siis on ju vahva. Siin on siis veel üks jänkupoiss mul. Mis sai siis ikka jälle ka kuskilt kauplust ostetud ja tema vaenake tegi ka läbi niisuguse ravikuuri, et käis kliinikus ja mulle oma kõrva remonti. Surik ka, nägu juba meelitab teda imetlema. Tal on huvitavad elukombed ka, ma lugesin kuskilt, kui nad
urgudes elavad, siis hommikul vara koos päikesega tulevad välja, siis esimese hooga nad jäävad päikese kätte. See on ka nüüd juba natukene haiget saanud ja tükike ära lennanud, et mees jätsime autot seisma ja mul oli parajasti sünnipäeva aeg ja mees võtab autost välja, annab mul seal tie peal üle metsa vahel metslooma. Et oli siis juhuslikult on see autos, ma ei tea, nagu klaver põõsas või. Aga läks mulle küll. No neid on meil ring peal küll tehtud, selles mõttes ka kõigi. Nii ta ongi, luigega on jah, luik on ka üks kingitud. Väga ilus asi, seda ma olen isegi, talvel on see mul toas, see luik. Võid võtta küll midagi teha, eks? Jaa, no jah. Siil on ikka eriti armas loomakene aias. Siil on hästi kihvt tegelikult. Sellega on niisugune lugu oli küll, et meil oli poisikese põlves ei olnud, siis ei olnud neid kuule ei mingid spordivahendid ei olnud ja me tegime, see oli meil kuuli ees naabripoisiga, me sellesama munaga, aga kust me leidsime ta ja kust ta pärit on, seda ma ei mäleta kohe üldsegi. Aga eks ta siit samast kodu juurest peab kuskilt olema, leitud loodusvärk ju. Aga ta nii korrapärane on ja meil oli see kuuli ees, me tõukasime. Sest noh, suur ja ebamugav ta oli, oma mahult suur, aga kaalult enam-vähem sobis, sest kui võtsid väiksema kivi, see oli lihtsalt liiga kerge, no mis sa siis väiksest kergest kivist tõukad.